4 aastat tagasi otsustasin jätta tavapärase elu ja sukeldusin omadega rappa. Tagantjärgi tuleb tõdeda, et ilmselt oli tegemist pigem hingepäästeoperatsiooni kui lihtsa sooviga muuta oma elu. Kõik mõistusega valitud teed olid viinud vaimsesse tupikusse ja oli viimane aeg avada oma kõrvad südamele. Et esialgu üldse kuulda tema maha surutud häält, vajasin suurt ja avarat ruumi. Vajasin vaikust. Vajasin maastikke, kuhu saaks ära kaduda. Ihkasin kulgeda üle tühermaade, supelda udusse mattunud rabalaugastes ja unustada hetkeks, et kuskil üldse inimese loodud maailm eksisteerib. Vahel võisin üksikutel rabasaartel päevi vaadata üle puulatvade libisevaid pilvi. Sealt vaikusest leidsin enda jaoks uue niidiotsa, mida mööda eluga jätkata. Ma käisin seal päeval, käisin öösel, käisin kevadel, suvel, sügisel, käisin talvel. Mida rohkem käisin, seda hoomamatumaks raba minu jaoks muutus. Ühest pinnapealsest kirjeldusest geograafiaõpikus oli saanud 10 000 aastase ajalooga ruum, milles siiani jälgi ühe rahva konarlikust teekonnast. Metsavendade punkrid turbast kerkivatel küngastel, mille täna oma kuningriigiks kuulutanud mägrad, vanad talukohad rabasaartel, kus öisel ajal andreste ja pearude vaimudega juttu vesta. Raba on kui inetu pardipoeg, keda periooditi taga kiusatud, ent nüüd on sirgunud valgeks luigeks kodumaa visiitkaardil, mis kunagi kuulus hävitamisele, kuulub nüüd taastamisele. Siiski ei pruugi see olla õnneliku lõpuga muinasjutt, sest inimkonna vajadus loodusressursside kasutamise järele on kasvamas. Raba on midagi palju enamat kui konteinerite täied turbasammalt või lihtsalt koht, kus ujumas käia. See on killuke eestlase identiteedist ja viimane ürgse looduse häll maailmas, kus inimene tahab kõikjalt oma rehaga üle käia. Aitamaks mõista rabamaastiku terviklikku olemust, kutsun sind endaga kaasa mitmeosalisele retkele Eestimaa rabade füüsilistele ja vaimsetele radadele. Mul on kasutada fotokaamera, helisalvesti ja droon, lisaks oma huvi ja tublid jalad, mis mind neisse paikadesse kandma peavad. Loodan, et sellest kujuneb tore vaatamine, millega hämarduvaid õhtuid sisustada.